roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. See Great Ocean Road hakkab läbi saama, see seiklus. Väga hull värk. Põhimõtteliselt iga 300 meetri tagant mingil perioodil on lookout point, kuhu sa saad sisse pöörata. Siuke vaateplatvorm või siukene vaatepunkt. Ja meeletult ilusad vaated. Ma ei tea, see vänniga ringi sõitmine, see tunne, kui sa saad lihtsalt valida mingisuguse camping groundi endale, kus sa ööbid, see annab nii palju juurde. Et kui su eesmärk on nagu Austraaliat näha nii palju kui võimalik ja nagu nii vahetult või nagu nii vabalt kui võimalik, siis ma soovitan kindla peale osta endale auto, kus te saate ööbida. Et olgu selleks siis van või nelikpeoline, kus on katus või telk peal. Külmkapp sisse, gaasipliit autosse ja ongi valmis. No. See on, jah, ta on küll väljaminek, aga ta on sitaks hea investeering, kui sa tahad niimoodi Austraaliat näha muidugi. Et ma tean, paljud inimesed tulevad Aussi ja nende peamine eesmärk on näiteks raha kõrvale panna, et oma kodu sisseostuks või jah, mis iganes asjaks on ju. Aga minul seda otseselt ei ole. Ma teadsin kogu aeg, et ma tahan Austraaliasse raha teenima ja samal ajal ka reisima. Et kõik see raha, mis ma teenin, enamik sellest läheb ikkagi ringi reisimisele, kas siis Aasiasse või siin samas Austraalias. Ja ma olen ise tegelikult siuke tüüp, kellele väga ei meeldi raha kulutada. Ikkagi kooner olen ja selle auto ost oli ka ikkagi siukene räme mugavustsoonist väljumine, sest see nagu võttis päris palju, päris normaalse koguse raha võtab, et siuke auto endale sebida. Oli küll veider käia seda raha välja, aga täielikult 100% väärt. Nüüd saan kindlalt öelda, et nagu üliõigesse kohta läks see raha. Praegu me sõidame siis sellisesse kohta nagu Apollo Bay. Meil on toiduvarud otsa saamas, meil on 2 pakki vorsti alles kamba peale. Ta läheb, ostab mingid kartulit juurde ja lihatoodet äkki ja piima ja saia ja võikumaterjali. Et siis saab jälle paar päeva rahulikult toidu pärast ei pea muretsema. Ja nüüd ei ole siin tükk aega õlut joonud, et äkki isegi lubame endale väikse õlle osta, on ju. Ülivingene. Üks asi veel, ma loodan, et me saame varsti tsivilisatsiooni. Geelong Melbourne'i külje all asub linn on meist mingi 2 tunni kaugusel. Et seal tahaks käia ikka rämedalt mingi
juuksuri juures, kes tõmbaks seda kuradi, polegi nii pikka ametist olnud, et kurat kinni võtta ära tõrida. Vinge, elu on vinge ikka. Tulge aussi, rahvas, tulge aussi. Te ei kahetse seda, ma luban teile. Või tead, ma ei luba teile midagi, võib-olla kahetsete, me ei ole samad inimesed. Näeme, kui me näeme. Võib-olla ei näegi kunagi. Davai, tšau, tšau. Millest me räägime? Jõuame veidikene sõita ja juba mingisugune tee viib jälle. Ja tõmbadki auto kõrvale ja lähedki lihtsalt vaatad, et mis meil siin siis pakutakse. Lähme siis vaatame. Yes, stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me. Nii, ma olen jõudnud Apollo Base'e ja minu võrd, võtsin kiire Nuguti, laste oma, aga laps veel. Ja lähme vaatame seda mere äärde, sest tundub, et on jälle väga vinge mere äär. No mäed on küll juba retsid. Ma ei saa kunagi aru, see nagu telefon ei tee kunagi justice sellele asjale. Till something find you, sweet dream that leave all worries behind you. Päris mõnus tegelikult. Kurat, siin ongi see ka, et nagu meil oli plaan, et lükkame oma kämpingu üles siit veel mingi tunnike sisemaale, et seal on mingi norm poiss või juga või. Ma ei tea, waterfall kõlab ilusasti, eesti keeles ei ole väga ilusat sõna. Juga tundub nii lamp. Kosk. Ja küll, kosk ei ole ka see. Vahet ei ole igales, vaat kose juurde. Aga nüüd samas me oleme siuksed kohad. Et siis nagu ei teagi. See on meri, saa. Et kuidas sa valid nagu kuhu sa ööseks saad. Nii palju erinevaid laheid kohti on. Igale poole kahjuks ei saa. Peab kloonima hakkama ennast. Praegu mõjutab siis sinna poole. Markus ja Laura kirjutasid, et nad on kuskil mingis Fishermani kohas, et sealt pärsket seafood toitu. Siis lähme vaatame, kas saab süüa. Muidu üli mõnus on see koht, mulle väga meeldib. Mõnus vibe on see. Mingite kohtadega on niimoodi, et kui sa nagu saabud, siis sul on kohe nagu hea olla. See Apollo Bay on üks nendest kohtadest. Kuidagi hea on olla siin. Näe, fresh seafood. Sinna lähemegi. Hommik. Kell on 7:30. Keegi ei tulnudki huiama meie magamiskohaga, mis tegelikult ei ole nii-öelda legaalne. Parkisime lihtsalt kuhugi ära ja magasime seal. See on tore, meeldib.
jutusaatesse. Me oleme jõudnud omadega lõpule Apollo Bay's ja meie järgmiseks sihtkohaks on järjekordne ookeaniäärne väikelinn nimega Lorne. Lorne'i lähedal on ka mõned waterfallid, mida me siis loodame näha. Ja time to Lorne 44 minutit siin ilusasti ütleb. Ehk mõnus põksuda siin rahulikult. Sain ka siit ühest väiksest suveniiripoest ühe vinge kaardimängu. Nimeks on Itaali, siin on nimeks on 5 Crowns. Mängisime seda mängu Cottonis 2 aastat tagasi pundiga. Väga vinge mäng on, soovitan kõigile, kellele meeldivad erinevad lauamängud, kaardimängud. 5 Crowns, üli epic mäng. Ja jah, ega siin muud ei olegi. 45 pitsa sõitu ja naudime seda ilusat mereäärset vaadet. Davai!